Ukraina ulatuslik droonide armee jätkab mitmekesistumist ja laienemist, kusjuures paljud viimased mudelid pakuvad suuri täiustusi võrreldes eelkäijatega, näiteks pikem tegevusraadius ja suuremad lõhkepead. Üks uuemaid mudeleid, Circa, omab veelgi olulisemat eelist, omaenda aju. Võimeline automaatselt leidma, jälgima ja hävitama vaenlase ohte, ilma et seda peaks juhtima või kontrollima päris inimene. See on mehitamata õhusõidukite UAV-tehnoloogia järgmine arenguetapp. Tõeliselt ebainimlik kiskja, kes on valla päästetud Ukraina taevas üheainsa eesmärgiga – leida ja hävitada võimalikult palju Vene droone. Sellise drooni potentsiaalset mõju ei saa alahinnata. Aga enne kui uurime, kuidas see võib lähikuudel lahinguvälja muuta, vaatame kõigepealt selle arendust ja disaini. Circa on mitte ühe, vaid 2 eraldi Ukraina kaitsetööstusettevõtte Noctis ja Virei Industries ühislooming. Noctis on kaitsetehnoloogia ettevõte, mis on spetsialiseerunud mehitamata süsteemide automatiseerimisele ja tõrjetehnoloogiatele, nagu nutikad droonitõrjelahendused. Selle asemel, et keskenduda täiesti uue riistvara projekteerimisele ja arendamisele nullist, suunab see ettevõte oma jõupingutused pigem automatiseeritud süsteemide, nagu sihtmärkide jälgimise ja tõrjealgoritmide arendamisele, mis muudavad droonid targemaks ja surmavamateks jahimeesteks ning samal ajal vähendavad inimoperaatorite koormust. Virei Industries alustas omal ajal väikese sõjaaegse idufirmana Kiievis, kuid on sellest ajast alates saanud üheks Ukraina juhtivaks arenenud mehitamata lennusüsteemide, elektroonikakomponentide ja sõjalise tarkvara tootjaks. See toodab mehitamata õhusõidukeid nagu Virei 15 kamikaze droon ja Virei Opto 15 fiiberoptiline droon, samuti droonide lisavarustust nagu Mara Pro drooni külge kinnitatav releesüsteem ja Virei 19 maajaam. Üle 80% selle droonide komponentidest toodetakse kohapeal Ukrainas. Uue Circa drooniarendustööd viis peamiselt läbi Noctis, kusjuures Virei pakkus investeerimistoetust ja tootmisteadmisi, et aidata luua parim võimalik toode. Sest nad ei ehitanud lihtsalt suvalist drooni, vaid drooni väga konkreetse eesmärgiga. Sellest pidi saama ülim Shahidi hävitaja. Shahidi droonid pärinevad Iraanist ja neid tarniti Venemaale esmakordselt Ukraina sõja varajases staadiumis 2022 aastal. Hiljem hakkas Vene sõjavägi neid droone modifitseerima ja masstootma ning andis neile ka uue nime – Gerund 2. Kuid suur osa maailmast nimetab neid endiselt Shahidideks. Konflikti käigus on neid kasutatud laastava mõjuga lugematutes rünnakutes Ukraina linnade ja asulate vastu, sihtides nii sõjalist kui ka tsiviiltaristut. Selleks, et need rünnakud põhjustaksid võimalikult palju kahju, toodavad Vene tehased iga kuu tuhandeid droone. Selle komandörid annavad käsu saata tohutuid parvesid üle piiri Ukrainasse ning Kremlis töötavad insenerid on pidevalt leidnud viise oma droonide võimekuse parandamiseks. Alguses suutsid näiteks Shahidid kanda ainult kuni 50-kiloseid ehk 110-naelaseid lõhkepäid. Aga Vene insenerid on leidnud viise, kuidas muuta need veelgi hävitavamaks ning viimased variandid on sageli varustatud hoopis 90-kiloste ehk 200-naelaste lõhkepäedega. Vene meeskonnad on samuti välja töötanud reaktiivmootoriga Shahedi variandid, mis suudavad saavutada hämmastavaid kiirusi 500–600 kilomeetrit tunnis ehk 300–370 miili tunnis. Kuid enamik neist kasutab liikumiseks lihtsamaid ja odavamaid propellereid, mis võimaldavad maksimaalseks kiiruseks umbes 185 kilomeetrit tunnis ehk 115 miili tunnis. Tavaliselt lendavad need madalal kõrgusel ja neid kasutatakse massiliselt, et küllastada ja ülekoormata Ukraina õhutõrjet. Pole haruldane, kui ühes rünnakus kasutatakse 660 või rohkem drooni ning Ukraina meediaandmetel on Venemaa sõja algusest saadik välja saatnud ligi 60 000 sellist drooni. Õnneks on Ukraina väed konflikti edenedes leidnud viise selle surmava ohuga toimetulemiseks. Nad on välja arendanud ühe maailma kõige keerukama ja tõhusama õhutõrjevõrgu, mis hõlmab kõike alates tehisintellektil töötavatest tornidest kuni mobiilsete tulegruppide, elektroonilise sõjapidamise segajate, õhutõrjekahurite, raketipatareide ja isegi ründekopteriteni. Nad on saanud ka palju abi väljastpoolt. Lääne liitlased on andnud Ukrainale osa oma parimatest õhutõrjesüsteemidest ning kui Ameerika telekommunikatsioonifirma Starlink sai teada, et venelased kasutavad oma satelliite, katkestas ta kiiresti nende ligipääsu, häirides nende tegevust koheselt.
Sellegipoolest jätkavad parved tulemist ja Venemaa insenerid leiavad pidevalt viise, kuidas muuta oma droonid mõjusamaks, täiustades nende navigatsioonisüsteeme, optimeerides ehitust ja integreerides üha nutikamaid elektroonilisele sõjapidamisele vastupanu osutavaid süsteeme. Vastuseks sellele otsib Ukraina jätkuvalt tõhusamaid viise nende droonide hävitamiseks ja nende poolt kujutatava ohu kõrvaldamiseks. Üks parimaid meetodeid, mille nad on leidnud, on kasutada püüdurdroonid, mehitamata õhusõidukeid, mis pole mõeldud luuremissioonideks ega maapealsete sihtmärkide ründamiseks, vaid teiste õhus olevate droonide otsimiseks ja hävitamiseks enne, kui need jõuavad oma sihtmärkideni. See on osutunud erakordselt tõhusaks. Tõepoolest, alates sellest, kui Ukraina hakkas laiendama oma püüdurite arsenali ja kasutama selliseid süsteeme nagu Wild Hornet Sting 2, Skyfall B1 Sun ja Octopus 100, see on olnud palju edukam enamiku Venemaa õhuvarade allatulistamisel. Tõepoolest, on olnud arvukalt juhtumeid, kus Kiievi väed on kasutanud püüdureid ja muid meetmeid, et hävitada ligi 95% vaenlase droonidest, päästes sellega lugematul hulgal elusid. Pole ime, et Kiiev soovib sellesse tehnoloogiasse veelgi rohkem investeerida, kuna mitmed tema suurimad ja parimad droonifirmad töötavad aktiivselt kas olemasolevate püüdurite täiustamise või uute arendamise kallal. See toobki meid tagasi Sirka juurde. Selle on nullist loonud spetsiaalne inseneride ja programmeerijate meeskond, kellel on ulatuslik kogemus droonitõrje valdkonnas. See põnev püüdur kuulutati ametlikult välja Virei poolt 30. juunil 2026. Kusjuures ettevõte jagas üksikasjaliku nimekirja Sirka tehnilistest näitajatest ja ainulaadsetest võimetest. Välimuselt meenutab Sirka kuulikujuline vorm väga teisi püüdurdroone, mida Ukraina on edukalt kasutanud, näiteks B1 Sunni. Tootja on avalikustanud, et need suudavad saavutada kiirusi üle 340 km tunnis ehk 211 miili tunnis ning töötada kuni 6 kilomeetri ehk umbes 3,7 miili kõrgusel. Selle tööraadius on kuni 30 kilomeetrit ehk umbes 18,6 miili ning see suudab õhus püsida kuni 20 minutit järjest, mis peaks olema enam kui piisav, et leida, jälitada ja rünnata vaenlase droone. Ja kui on aeg neid vaenlase sihtmärke rünnata, siis just siis paistab Sirka tõeliselt silma ja eristub teistest. Enamikke teisi droone tuleb käsitsi juhtida alates stardipunktist kuni hetkeni, mil nad leiavad ja hakkavad sihtmärki jälitama. Mõnel neist on autonoomsed võimed, mis võimaldavad nende tehisintellektil võtta juhtimine üle lennu lõppfaasis, kui nad sihtmärgile lähenedes sellele keskenduvad, kuid tavaliselt vajavad nad siiski inimese pilooti oma lennu varasemates etappides. Sirka on teistsugune. Vire sõnul suudab see droon automaatselt tuvastada, jälgida ja neutraliseerida õhuohte, isegi neid, mis liiguvad suurel kiirusel, ilma et oleks vaja pidevat operaatori sekkumist. See muudabki kõik ja see on peamine põhjus, miks see droon võiks kergesti tõusta Ukraina tõrjedroonide armee uueks liidriks. Sest kui see, mida Virei selle drooni kohta ütleb, vastab tõele, võiks Ukraina teoreetiliselt saata terveid Sirka parvesid taevasse, ilma et oleks vaja suuri maapealseid pilootide meeskondi neid juhtima. Need toimiksid sisuliselt samamoodi nagu tulista ja unusta raketid, ilma et neid peaks individuaalselt jälgima ja käsitsi sihtmärkide poole juhtima. Võiks arvata, et sellised arenenud võimed tulevad üsna kõrge hinnaga, kuid siin on veel üks Sirka drooni parimaid omadusi. See on üllatavalt odav. Vire Industries väidab, et iga üks neist maksab kuni $2000. See tähendab, et see ei pruugi olla tänapäeval turul kõige odavam tõrjedroon. Näiteks B1 Sun maksab umbes poole vähem, kuid Sirka on kaugelt kõige odavam tõrjedroon, millel on oma automaatne tuvastus ja juhtimissüsteem. See on uskumatult madal hind nii arenenud sõjatehnika eest ning see näitab, kui tõhusaks ja kuluefektiivseks on Ukraina kaitsetööstus muutunud ning kui hästi suudetakse töötada tänase sõja karmide aja ja rahaliste piirangute tingimustes. See madal hind on ka Venemaa jaoks äärmiselt halb uudis. Aga enne kui me selgitame, miks see nii on, siis kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli The Military Show. Me teeme selliseid analüüse iga nädal. Nüüd ei saa me olla kindlad, kui palju Venemaa täpselt maksab oma Shahed-droonide tootmise eest. Erinevad allikad väidavad erinevat. Mõned hinnangud on nii madalad kui $20,000 ühe ühiku kohta, teised aga palju kõrgemad, kuni $80,000. Loogiliselt võttes jääb tegelik hind tõenäoliselt nende kahe äärmuse vahele, umbes $50,000 kanti tüüpilise Shahedi või Geran 2 drooni kohta. Nende droonide suhteliselt odavad tootmiskulud on Ukraina jaoks olnud tohutuks väljakutseks, alates sellest, kui esimesed droonid 2022 aastal tema õhuruumi sisenesid.
kuidas sellist ohtu kahjutuks teha, ilma et raiskaksid selle käigus kalleid laskemoona. Sest enne, kui kasutusele võeti tõrjedroonid, oli ainus kindel viis vaenlase drooni alla tuua tõrjerakett. Ja tõrjeraketid ei ole odavad. Paljud Ukraina lääneliitlased on olnud aastate jooksul valmis seda laskemoona tarnima. Ameerika Ühendriigid on näiteks tarninud Patriot back-rakette ning AIM-120 keskmise tegevusraadiusega õhk-õhk-rakette ehk AMRAME. Kuid AIM-120 raketid maksavad umbes $1 miljon tükk, samas kui back-2 ja back-3 raketid maksavad mitu miljonit igaüks. Isegi mõned odavamad pealtõrjeraketid Kiievi arsenalis, nagu Saksa Iris-T raketid, maksavad siiski mitusada tuhat dollarit tükk. Ja paljusid neist laskemoona tüüpidest on saadaval vaid piiratud koguses. Näiteks sai Ukraina sõja esimese 4 aasta jooksul ainult umbes 600 Patrioti raketti. Seega pole need vahendid mitte ainult äärmiselt väärtuslikud, vaid ka haruldased. Ja pole mingit loogikat tulistada $1 miljon maksvat raketti $50 000 maksvasse drooni pihta. Eriti, kui vaenlane suudab samal päeval neid $50 000 droone veel sadu toota ja teele saata. Seega pole Ukrainal olnud muud valikut, kui hoida oma tõrjerelvi reservis ja kasutada neid ainult suuremate, kallimate vaenlase ohtude, nagu tiibrakettide vastu, otsides samal ajal oluliselt odavamaid viise Shahidide vastu võitlemiseks. Õnneks on riik sellele väljakutsele väga hästi vastanud ja Zirka on lihtsalt viimane tõend selle kohta. Sest kui sa suudad hävitada $50 000 väärtuses vaenlase vahendi $2000 maksumusega relvaga, on see sinu jaoks äärmiselt kulutõhus lahendus ja sinu vastase jaoks väga halb. Kui Ukraina suudab piisavalt palju Zirkasid taevasse saada, siis igaüks neist, mis edukalt hävitab Vene Shahidi, põhjustab Kremlile hinnanguliselt $48 000 suuruse netokahju. See ei ole iseenesest palju, kui võrrelda Moskva tohutu kaitse-eelarvega. Kuid mitme alla tulistatud drooni hind koguneb kiiresti, ulatudes miljonitesse ja pikaajaliselt potentsiaalselt isegi miljarditesse. Venemaa seisab juba silmitsi mitme majanduskriisiga, mida põhjustavad suures osas sõja kasvavad kulud, Ukraina droonirünnakute mõju selle naftarafineerimistehastele ning lääneriikide sanktsioonide laviin, mis on suunatud tema finantssüsteemile. Zirka on veel üks viis, kuidas Ukraina muudab sõja oma vaenlase jaoks talumatult kulukaks, hävitades samal ajal vaenlase varasid ning kaitstes nii inimesi kui ka taristut. Muidugi sõltub selle drooni üldine mõju sellest, kui hästi ta suudab tegelikult Shahidid üles leida ja hävitada, kuid tundub, et see ei kujune suureks probleemiks, arvestades selle disaini. Nagu varem mainitud, alustasid Noctis ja Viree Industries Zirka arendamist just selleks, et sellest saaks Shahidide hävitaja. See tähendab, et iga otsus selle disaini kohta tehti just seda eesmärki silmas pidades. Iga komponent valmistati hoolikalt ja valiti spetsiaalselt selleks, et muuta see droon Vene droonidele tõeliseks õudusunenäoks. Midagi ei jäetud juhuse hooleks. Disainimeeskond pöördus isegi ühe Ukraina kogenud Shahedi vastase pataljoni Darknode'i poole, et saada olulisi teadmisi ja nõuandeid, kuidas muuta nende droon võimalikult heaks. Darknode'i meeskonnad kuuluvad Ukraina kõige tõhusamate hulka Shahedi droonide leidmisel ja hävitamisel, olles seni sõjas hävitanud üle 1500 neist. Nad tunnevad nende droonide konstruktsiooni nagu oma 5 sõrme ja teavad ka parimaid viise nende nõrkuste ärakasutamiseks. Nende luureandmed olid inseneridele ja arendajatele, kes selle uue püüduri kallal töötasid, hindamatu väärtusega ning tänu nende kõvale tööle näib lõpptootel olevat kõik vajalikud omadused ja võimed, et Shahedeid hõlpsasti neutraliseerida. Tasub märkida, et näiteks Zirka suudab lennata peaaegu 2 korda kiiremini kui tavaline Gerunt 2. See tähendab, et isegi kui Vene droon läheneb Ukraina linnale täiskiirusel, on Zirkal siiski piisavalt aega õhku tõusta, sihtmärk lukku võtta ja sellele järele jõuda enne, kui droon oma sihtmärgile lähedale jõuab. Isegi kui Shahid üritaks teha kõrvalehoidvaid manöövreid, peaks Zirka tohutu kiiruseelis ikkagi olema piisav, et lahing lõpuks võita. Zirka autonoomsed omadused on samuti väga suureks eeliseks. Kui need droonid sõltuksid käsijuhtimisest, peaks Ukraina leidma ja välja koolitama lugematul hulgal rohkem piloote, et neid lennutada, mis seaks ranged piirangud sellele, kui palju droone saab korraga kasutada. Tänu Zirka tehisintellekti süsteemidele võiks Ukraina aga potentsiaalselt saata lendu terveid drooniparvi, kus neil silma peal hoidmiseks ja nende edenemise jälgimiseks piisab vaid 1 inimesest. See vähendab oluliselt Ukraina droonimeeskondade koormust ning muudab neil lihtsamaks tõrjuda vaenlaste üha suuremaid drooniparvi ja küllastusrünnakuid. See on äärmiselt oluline, sest Vene komandorid toetuvad jätkuvalt jõhkra jõutaktikale.
Nad usuvad, et edu võti seisneb selles, et vaenlase pihta tuleb visata üha rohkem droone ja rakette, lootes, et isegi kui suur osa neist droonidest teel alla tulistatakse, jõuavad mõned siiski kohale ja tabavad sihtmärke. Aja jooksul loodavad nad, et need rünnakud tekitavad piisavalt kahju, et Ukraina oleks sunnitud alla andma ja valget lippu lehvitama. Kiiev on otsinud viise, kuidas nende üha suuremate parvedega toime tulla ja Zirka koos teiste püüduritega näib olevat ideaalne valik. Kogu see lugu näitab ka drastilisi erinevusi kahe poole taktikates ja kohanemisvõimes. Ühelt poolt on Venemaa, mis on sõja algusest peale jätkuvalt tugevalt samade droonide peale lootnud. Jah, nende insenerid on aja jooksul teinud mõningaid muudatusi, kuid Shahed on endiselt Kremli drooniarmee nurgakivi, täpselt nagu see oli ka aastal 2022. Ukraina on samal ajal ehitanud palju mitmekesisema droonide arsenali, arendades kõike alates kaugmaa luuredroonidest kuni Baba Yaga pommitajate ja tehisintellektiga püüdurdroonideni nagu Zirka ise. Lühidalt öeldes on Ukraina andnud Venemaale pead pööritava hulga ohte, millega tuleb tegeleda, ja Kremlil on olnud raskusi paljudele neist vastumeetmete leidmisega. Venemaa on samal ajal jonnakalt kasutanud aasta-aastalt ühte ja sama droonitüüpi ning Ukraina on seda aega kasutanud kümnete tõhusate vastumeetmete väljatöötamiseks. Zirka on neist vaid üks, kuid sellest võib saada seni üks parimaid. Ja tundub, et taaskord ei saa Venemaa suurt midagi teha, et takistada sellel uuel droonil oma enda mehitamata õhusõidukite seas kaost külvata. Üks lennunduse ja droonide ekspert andis Ukraina populaarsele uudistekanalile intervjuud Zirka kohta. Kui temad küsiti, kuidas Venemaa võiks sellele vastu astuda, märkis ta, et Kreml on püüdnud kasutada oma droonidele paigaldatud pardakaameraid ja hoiatustandureid, et aidata neil lähedal asuvaid ohte tuvastada. Samuti elektroonilise sõjapidamise segajaid, mis on mõeldud Ukraina droonide side häirimiseks. Ta märgib siiski, et on ebatõenäoline, et ükski neist meetmetest osutub Zirka vastu tõhusaks. Selle kiirus tähendab, et see ei pea tegelikult muretsema, et Shahedi kaamerad selle avastavad ning selle autonoomsed võimed tähendavad, et tõenäoliselt ei mõjuta seda ka segajad. Ekspert märkis veel, et Ukraina kaitsetööstusettevõtted teevad aktiivselt tööd selle nimel, et luua tihedamaid sidemeid Euroopa partneritega, et viia oma tehnoloogiad järgmisele tasemele. Nad uurivad võimalusi nagu arenenum arvutinägemine, näiteks täiustatud masinõpe ja muud võimsamad pooljuhid, et ehitada droone, mis oleksid tugevamad, targemad ja kiiremad kui need, mis juba olemas on. Tõepoolest, Noctis ja Virey Industries ütlevad, et nad juba töötavad Zirka 2.0 kallal, mis on selle uue drooni täiustatud versioon. Noctise arendusdirektori Oleksi Komlutšenko sõnul saab tulevasel variandil olema veelgi rohkem autonoomseid võimekusi, täiustatud optika, mis võimaldab sihtmärke kaugemalt tuvastada, ning automaatne lähedussütik, mis võimaldab lasti koheselt plahvatada, kui see jõuab sihtmärgile piisavalt lähedale. Lühidalt öeldes, samal ajal kui Venemaa keskendub ainult oma drooniarmee suurendamisele, muudab Ukraina oma armee targemaks, tugevamaks ja tõhusamaks. Ja seni on Ukraina meetod olnud edukam. Nüüd saate sellest videost rohkem teada, millist kaost Ukraina droonid Venemaale põhjustavad, uurides, kuidas Kiievi väed on halvanud Kremlile kuuluva Musta mere laevastiku ja oluliselt vähendanud Vladimir Putini mõjusfääri. Võite vaadata ka seda videot, et saada ülevaade Venemaal kujunevast kütusekriisist, kus üha enam frustreeritud Vene avalikkus on sunnitud ootama tundide pikkustes järjekordades, et saada ühe paagitäie bensiini. Ja lõpuks kindlasti tellige The Military Show, et saada rohkem ülevaateid ja värskeid uudiseid, mida te ei taha maha magada.